Tere õhtust kõik spordisõbrad! Saatesari Spordiakadeemia alustab taas. Nagu näete, on saates palju uut. Uus saatejuht, stuudiokujundus, alguse kellaaeg ja saate pikkus. Kõige tähtsam on aga see, et räägime endiselt spordist ja seda oma ala asjatundjatega. Saade Spordiakadeemia hakkab eetris olema iga 2 nädala tagant, seega järgmine saade on eetris esmaspäeval 9. veebruaril kell 22.00. Aga nüüd tänase saate juurde. Hetke pärast võtab minu kõrval istet Eesti Suusaliidu peasekretär Jaak Mae, kellega räägime suusatamisest, kuid teemasid on meie saates loomulikult teisigi. Kui veel 5 aastat tagasi võitsid Eesti suusatajad tiitlivõistlustelt medaleid, siis praegu on raskusi maailmakarika etappidel punkti kohale jõudmisega. Ott Tänak sõitis MM-sarja avaetapil Monte Carlos rajalt välja. Eesti Rahvusringhäälingus 14 aastat sporditoimetust juhtinud Marko Kaljuveerist sai Eesti Golfiliidu president. Nõmme Kalju peab taas kodumänge uue kunstmuru katte saanud Hiiu staadionil. Sellised on siis tänased teemad, aga pikemalt peatume suusatamisel, sest meil on stuudios Eesti Suusaliidu peasekretär Jaak Mae. Tere õhtust! Tere õhtust! Otepää maailmakarika etapist on nüüd möödas veidi üle nädala. Olete kindlasti juba pikalt analüüsinud tehtud, et kas jäi siis ka veel midagi kripeldama sellest maailmakarika etapist? Pean siis ilmas just korraldusliku poole pealt. Ma arvan, et korraldusliku poole pealt otseselt kripeldama jäänud, et nagu iga asjaga alati töö käigus tekib mõni idee ja korraldajad on oma esmase tagasiside saatnud, et kuidas keegi oma valdkonnaga rahule jäi, mis on ettepanekud tuleviku jaoks ja ma arvan, et selliseid suuremaid apsakaid õnneks ei olnud, suutsime vältida ja paariaastane paus oli vähemalt korraldusmeeskonna inimestel küll silmad särama pannud, et Otepääle tulles olid nad täis indu ja tahtmist heale üritusele kaasa aidata ja ma arvan, et saime täitsa hästi hakkama. Aga publikule ei ole vahepeal suusatamine võõraks jäänud? Õnneks ei olnud, et eks ka telest ju jälgitakse ja ka olümpia telepubliku arv oli ikkagi üsna korralik ja ma arvan, et need inimesed, kes seekord raja äärde tulid, et on tõsised fännid, et vaatamata siukse nulli ilmale ja vihmale, et publikut raja äärde jagus ja kindlasti tahaks neid selles mõttes tänada, et see kaasaelamine sai juba nii-öelda vahetus intervjuudes seal võitjate poolt nagu kiidetud, et hinnati kõrgelt eestlaste siukest professionaalset kaasaelamist, et mitte ainult omadele, vaid kõigile parimatele. Aga kui tulla nüüd sportliku poole peale, et miks see sportlaste seis ikkagi nii kehva on, et tegelikult ju alles lähiminevikus võitsid siin ise medaleid tiitlivõistlustelt. Meil on olnud Andrus Veerpalu, Kristiina Šmigun vähi, meil on kogenud treenerid, kõik teadmised, kuidas treenida suusahoolduse osas, aga kuidagi enam neid tulemusi ei tule. No ma arvan, et kindlasti tänasel päeval koondises olevaid sportlasi on õigem ja tulebki võrrelda nende endi sportlike saavutustega, et on mingil määral põlvkonnade vahetus minemas suusaaladel ja kindlasti on ka paar kogenud sportlast, kelle ootused ja eesmärgid olid kindlasti suuremad, aga päris palju oli ka nooremaid sportlasi, kes starti said ja meie oma analüüsides võrdleme ikka nende endi arengu ja tulemustega, et seal oli kindlasti ka selles mõttes positiivseid tulemusi, et laupäevane päev küll jah, meeste poole pealt, et lootsime, et Peeter Kümmel on vähemalt veerandfinaalis, aga sealsamas pühapäeval tiimsprindis, kui ma nüüd ei eksi, siis aga ma arvan 6-7 aastat ei olnud meie võistkonnad finaali jõudnud, et see oli kindlasti positiivse poole pealt ja samas ka distantsimehed, näiteks Karel Tammjärv pühapäevases poolfinaalis oma etapil viimases vahetuses päeva teise aja, et see näitab nagu, et nii lootusetu nagu vahepeal tahetakse asju näidata, see seis õnneks ei ole, aga
jah, maailm on natukene võib-olla hetkel eest ära läinud, aga kindlasti peale koha me ise vaatame ka seda ajalist kaotust, et kuhu poole see arenguga sportlastel läheb. Aga kui Eesti suusatajad on hetkel maailma tipust kaugel, siis rallisõitja Ott Tänak on parimatele kandadele astumas. Autoralli MM-hooaja avaetapp Monte Carlos algas M-spordi tehase meeskonna sõitjale Ott Tänakule ja tema kaardilugejale Raigo Mölderile hästi. 8 kiiruskatse järel hoidis Tänak koguni kõrget 4. kohta. Kõrgele üldkohale sai aga saatuslikuks 10. katse 39 kilomeeter, kus Tänak teelt välja lendas. Pealtvaatajad aitasid küll masina teele tagasi, kuid väljasõiduga kogunenud 15-minutiline kaotus enam kõrgest üldpositsioonist mõelda ei lubanud. Ta oli pikk sirge ja siis oli mäe taga oli nagu ülipikk kurn nii-öelda, aga meil nagu informatsiooni ei olnud, et seal kruus on ja mul võib-olla ka oma viga, et ei olnud kirjas, et ma pean nagu seda kurvi natukene seest minema nii-öelda asfaldi pealt maha, aga kuna kõik eelnevad autod olid sealt lõiganud ja ma nagu kavatsin seda asfaldi pealt sõita, siis asfalt oli kruusa täis tõmmatud ja seal loomulikult mingit pidamist ei olnud, et siis ta vedaski nagu mäest alla, et ma ise ei ole ka seda nagu tagantjärgi vaatanud, nii palju kui ma mäletan, nii palju ma nagu tean, aga eks kui ma koju tagasi jõuan, siis ma saan analüüsida natuke. Pärast väljasõitu tuli ka kannatada saanud autot kõvasti lappida, kuid rallit suudeti siiski jätkata ning ka lõpetada. Lõppkokkuvõttes Tänakule esimeselt tehase meeskonna sõitjana läbitud rallilt 18. koht, ligi 20-minutilise kaotusega ralli parimale Sébastien Ogierile. Iseenesest ma arvan, et lõpuks läks kõik hästi, et me saime nagu ralli läbi sõita ja saime nagu oma kogemused siit, et see on kindlasti üks see ralli, kus nagu puhtalt kiirusega ei juhtu nagu midagi, et siin on vaja aastaid kogemusi enne, kui on nagu võimalik nii-öelda hea koha peale sõita ja muidugi kahju, et me nagu oma et see nagu üks koht oli, mis meie hea tulemuse ära rikkus, aga ma arvan, et päeva lõpuks ei ole nagu hullu, et saime oma kogemuse kätte, mis vaja ja on nagu hea koht, kus edasi. Kui Monte Carlo ralli näol on tegemist tõelise loteriiga ning tõenäoliselt ühe raskeima ralliga kogu võistluskalendris, kus suurt rolli mängivad ka varasemad kogemused, on edasises kalendris näha mitmeid etappe, mis peaks meie mehele rohkem sobima. Järgmisena ootab kees üks seesugune. 12. veebruaril alguse saab Rootsi ralli. Rootsi on kindlasti üks väga lahe ralli, mida tahaks sõita ja mida on võimalik, ma arvan, väga nautida, et kindlasti juba tahaks alustada. Lisaks Ott Tänakul on MM-sarjast osa võtmas ka teised Eesti mehed. WRC2 sarjas teevad nimelt kaasa Karl Kruda ja ka Sander Pärn. Ott Tänak, Raigo Mölder siis on täishooajaga WRC-sarjas, M-sport meeskonna Ford Fiesta RS WRC-ga ja siis nii-öelda gramm madalamas WRC2 sarjas läheb päris kindlasti maailmameistritiitlit püüdma Karl Kruda koos Martin Järveojaga. Sõidavad nad sel aastal uue autoga, Citroen DS3 R5, mis peaks olema nüüd möödunud aastal kasutatud autost kindlasti parem, uuem, kuigi ega sellel eelmise aasta autol ka midagi häda ei olnud, mida Soome meeskond Printsport ette valmistas. Ja Karl ei ole salanud maha, et ta läheb maailmameistritiitlit püüdma ja olgem ausad, oleks nagu patt ka madalama sihiga sinna sarja minna. Ning möödunud aastase Drive Team Fiesta Trophy autoralli maailmameistrivõistlustel sõidetud sarja võitja Sander Pärn koos Briti kaardilugeja James Morganiga läheb siis püüdma samuti väärt punkte samas WRC2 sarjas. Nüüd, mil keeruliste oludega Monte Carlo ralli on selja taga, võib juba veidi rõõmsamalt kiigata tuleviku suunas. Ott Tänakul on igatahes tulevikusihib paigas. Ma tahaks uskuda, et see oli meie selle hooaja nagu üks kõige nõrgemaid lülised, et siin mul ei ole väga kogemust ja Raigol ei ole üldse kogemust, et see ja üldse kalendri kõige raskem ralli ka, et see oli kindlasti keeruline üritus meie jaoks, aga edasi rallisid me oleme juba varem sõitnud ja peaks meile paremini sobima, et järgmine Rootsi juba peaks olema nagu meie jaoks päris okei ralli, et eks me anname endast sealt parima ja kui me aasta keskel veel uue auto ka saame, et siis ma tahaks uskuda, et me võiks juba päris konkurentsivõimelised olla. Loodame, et Tänakul läheb järgmisel etapil paremini, kuid tuleme nüüd tagasi suusatamise juurde. Lisaks sellele, et eestlaste tulemused maailmakarika etappidel pole olnud väga head, siis ka tundub, et kandepind ei ole enam väga suur. Viimasel Eesti meistrivõistlustel siin suusavahetusega sõidus oli stardis vaid 5 meest. No, paraku ta nii oli, aga kandepinna osas soovitaks fännidel siis vaadata detsembrikuist Eesti meistrivõistluste etappi, kus oli
selgelt üle aastate jälle osavõttu rohkem nii meeste kui naiste osas, et suusatamises võistluskalender rahvuskoondiste tasemel on üsna tihe ja päris pikalt tegelikult sai kaalutud, et kas ja mis ajal neid võistlusi panna, et see oli nagu ette teada, et samal ajal on parimad nii-öelda maailmameistrivõistluste vahetu ettevalmistuses laagris U23 ja juuniorid on oma tiitlivõistluste eelses laagris, et tipud on ära ja samas võib-olla need sportlased, kes sellel aastal nii-öelda koondisesse ei pääse, et on ka nii-öelda kodune kalender, rahvasuusatamise kalender üsna tihe, et paraku see nii on ja see ei ole, ütleme, ainult võib-olla meie Eesti probleem, et suures riigis Saksamaal on olnud talvi, kus tegelikult seoses selle kalendri tihedusega riigi meistrivõistlusi talvel isegi ei ole korraldatud, et on läbi viidud suvel ja rullsuuskadega. Aga mida tuleks nüüd ikkagi teha, et ka eestlaste tulemused nüüd maailmakarika etappidel paraneks? Noh, siin on kindlasti on palju teha, ehk et tippspordis tegelikult minu jaoks tihti ongi number 1 on tegelikult sportlaste tervislik pool, et kui on tervis korras, siis on võimalik ka kõvasti ja korralikult treenida, et neid tervise haigestumisi ja mingeid vigastusi ikkagi, see on nagu ikka elus, et need käivad ikka mööda inimesi ja et see on võib-olla üks pool ja teisalt siis tuleb seda tööd, mida me oleme või mida Suusaliit on aastaid teinud, ikkagi jätkata samamoodi, et noorte ja laste treeningrühmasid oleks palju, et me leiaks üles need noored tublid inimesed, kellel on eeldusi seal kaasa lüüa ja samamoodi siis Swedbank ETV sari. Aga enne kui jätkame meie vestlust, räägime veidi mäesuusatamisest. Nimelt tõusis möödunud nädalal kõigi aegade edukaimaks naismäesuusatajaks Lindsey Vonn. Ameeriklanna Lindsey Vonn tõusis maailma läbi aegade edukaimaks naismäesuusatajaks, võites möödunud nädalal oma 63. ja ka 64. maailmakarika etapi. 4-kordne maailmakarikasarja üldvõitja ja 2010. aasta olümpiavõitja Vonn naases sellel hooajal võistluskarussellile pärast seda, kui eelmine hooaeg jäi tal põlveoperatsiooni tõttu vahele. Nüüd on Vonn enne sel nädalal algavaid maailmameistrivõistlusi taas parimas vormis. Üleüldise rekordini on Vonnil aga pikk maa minna, sest meeste seas on 86 esikohaga rekord rootslase Ingemar Stenmarki käes. Vonni oli Itaaliasse õnnitlema tulnud ka tema kallim, läbi aegade parim golfimängija Tiger Woods, kuid talle lõppes auhinnatseremoonia õnnetult, sest üks operaator lõi kaameraga kogemata Woodsil hamba välja. Nii õnnetult läks siis Tiger Woodsil, kuid golfist räägime tänases saates veel, aga tuleks tagasi suusatamise juurde. Milliseid üldse väljundeid on veel Eesti noortel lisaks Eestis võistlemisele? No kindlasti juunioride ja siis U23 vanuseklassil on Skandinaavia karikavõistluste etapid, aga päris noorteklassis on väga heaks väljundiks siis noorte taliolümpiapäevad, mis siis algasid Liechtensteinis ja kus siis Suusaliidu poolt on murdmaasuusatajad, kahevõistlejad, suusahüppajad ja ka naissuusahüppaja või tüdruksuusahüppaja meil esimest korda esindatud, et suusatamine hõlmab endas tegelikult ju veel ka nii-öelda mäesuusatajad on meil seal, lumelaud ja freestyle, et kõik, mis on lumega seotud. Et on meie noored nüüd piisavalt tugevad, et suudavad ka rahvusvahelises konkurentsis hakkama saada? No eks seda näitavad võistlused, et noorte puhul tihti ongi see, et kuidas see kasvuiga tuleb, kuidas keegi areneb, et need noored, kes on ühel aastal koondises, ei pruugi järgmisel aastal olla, et noorte hulgas selline konkurents on kindlasti tihe ja parimad tegelikult on meil rahvusvahelisel areenil täitsa hästi võistelnud. Aga loodame, et Eesti suusatamine nende noorte toel ka uue hingamise saab, kuid golfis üritab eestlasi uuele tasemele aidata alaliidu uus president Marko Kaljuveer.
Möödunud nädalal jõudis Eesti spordifännideni uudis, et seni peamiselt Eesti Rahvusringhäälingu sporditoimetuse pikaajalise juhina tuntud Marko Kaljuveer on valitud järgnevaks 3 aastaks Eesti Golfiliidu uueks presidendiks. Kaljuveri sõnul on ta sihid uues ametis paika seatud ning mehe peamiseks sooviks on golfi kui spordiala populariseerimine Eestis. Ma ütleks, et golf ei olegi selline päris sport, et see ei vasta tõele, absoluutselt mitte. Täna on meil tingimused väljakute näol täiesti olemas siin Kuressaare, Otepää, Tallinna ümbruses mitu tükki, Niitvälja ja Jõelähtme. Ja need võimalused on siin head, mängijad on meil ka väga ambitsioonikad, kes juba täna Eesti koondise omad treenivad Hispaanias ja Mark Suursalu on Ameerika Ühendriikides, et tegelikult on meil mängijaid hästi palju, kellele loota ja keda võiks ju tippu viia. Et siis 2 suund oli ära öeldud, et teha golf rohkem nähtavaks, aidata tippudele kaasa. Meil on väga andekad ja talendikad noored, kes juba täna käivad koostöös oma vanematega ja golfiliit aitab ka jõudumööda ja see ongi eesmärk aidata ka noori, et nad saaksid tegelikult oma lemmikalaga tegeleda ja golfiturism oleks tegelikult see, mida võiks siin väga kõva häälega rääkida, sest miks mitte ka selline slogan, et tule mängi Eestis golfi. Alates 2016. aasta Rio de Janeiro suveolümpiamängudest on golf taas olümpiaala. Viimati mängiti olümpiamängudel golfi 1904. aastal St. Louises. Marko Kaljuveri sõnul on ka Eesti tipud olümpia endale sihiks võtnud. Lisaks olümpiale ei tohi aga unustada ka teisi golfi suurturniire. 2016 läheb väga-väga raskeks, aga öelda, et me sinna ei üritaks pääseda, see oleks ka vale, et igal juhul üritame, kuigi tõesti on väga väiksed võimalused, aga üldse tippspordis on ju selline, et kui sa ei unista, kui sa ei sea eesmärke, siis sa ei jõua ka sinna. On raske saada Riosse, aga ei ole võimatu ja samas mõtleme tõesti aastasse 2020 Tokyo olümpiamängudele. Sellest ei räägita väga palju ja golfil on tegelikult ju Grand Slam turniirid ja PGA turniirid ja need, kus siis teenitakse raha ja kus kogutakse punkte ja mängitakse ja maailm vaatab ja Tiger Woodsi ja Rory McIlroy'd ja just nende võistluste kaudu. Aga tõesti, olümpia on üks väljund ja kuna Eesti spordis on olümpia väga tähtis, siis ega meiega saa ka olümpiast mööda vaadata. Igal juhul eesmärk on. Marko Kaljuveer töötas 24 aastat Rahvusringhäälingus ning lahkus sealt möödunud aasta suvel. Uurisime, kui raske on minna spordi kajastamisest teisele poole ehk siis alaliitude positsioonile. Praegu elan sisse sellesse olukorda. Ma arvan, et midagi hullu ei ole, seepärast, et tavaliselt kui olin tööl Rahvusringhäälingus ja olin sporditoimetuse juht 14 aastat, siis teisel pool lauda istusid just alaliitude juhid ja presidendid ja peasekretärid ja rääkisid oma kurba saatust ja eluolu, siis nüüd ma olen nagu ise selle poole peal, aga ma katsun ka selle teise laua ääre nii-öelda ära, et ma arvan, et midagi hullu ei ole. Parlamendis on viimastel nädalatel olnud arutluse all Eesti spordi arengukava aastani 2030. Värske Golfiliidu presidendi hinnangul peavad Eesti riigijuhid senisest enam väärtustama tervisesporti. Näiteks tuleks tööandjad vabastada erisoodustusmaksust, mis soodustaks selgelt töötajate sportlikumate eluviiside teket. Võiks nii olla, et tööandja võiks tegelikult maksuvabalt toetada oma inimesi, et ta ennast taas toodaks pärast pingelist tööpäeva ja läheks natuke teeks trenni. Kas mängis golfi või mängib korvpalli või jookseb või läheb jõusaali. Et tegelikult võiks tööandja aidata, aga miks täna tööandja ei aita, on see, et tulevad erisoodusmaksud peale, tegelikult läheb väga kalliks. Ja sellega võiks meie Riigikogu tegeleda. Tänavu sügisel lahkus meie hulgast Marko Kaljuveri poeg Sven, kelle näol oli tegemist noore ja andeka golfimängijaga, kes kuulus ka Eesti paremikku. Marko Kaljuveri sõnul asuski ta Golfiliidu presidenditoolile sooviga ajada oma poja algatatud asja edasi. Ma ajan oma poja asja edasi tegelikult Eesti golfis ja tänast päevast seda ei ole, et selles mõttes on mul eesmärk olla nii-öelda tema töö jätkaja ja see oli ka põhjus, mis tegelikult Golfiliidu presidendi nii-öelda kandideerimise soovi vastu võtsin ja kui mind ühehäälselt siis esmaspäeval ära valiti, nii et ega mul väga pikalt isegi nagu väga mõelda ei olnud, sest golf meeldib mulle ja mulle meeldivad ka need inimesed, kes seal töötavad ja ma ütlen, et nagu ma enne mainisin, et tööd on hästi palju ja suunad on õiged ja äriturism ja golfiturism ja kõik muu ja tippsport rääkimata ja et ma arvan, et kõik lähtekohad ja andmed on Eesti golfis täiesti olemas, et nüüd ole mees, pane see pusle kokku ja hakkame siis ootama väikseid tulemusi, mis siin aastate jooksul võivad ilmavalgust näha.
Soovime Marko Kaljuveerile jõudu ja jaksu uues ametis, kuid meie tuleks nüüd tagasi veel talialade juurde ja räägiks ka teistest aladest lisaks murdmaasuusatamisele. Kuidas on hetkel seis kahevõistlusega, et möödunud nädalal sai Kail Piha esimesed maailmakarika etapipunktid? Jah, kahevõistluse noormeeskond on meil sellel aastal siis nii-öelda 2 jagatud, et vennad Pihod õppimas Norramaal ja maailma parimatega siis võimalus igapäevaselt koos treenida ja võib-olla tõesti see Sapporo korralik esimene maailmakarika punktid näitab selle otsuse õigsust loodetavasti ja veebruari teises pooles siis juba maailma meistrivõistlused ja lisaks siis Kristjan Ilves, kes on hüpete poole pealt olnud stabiilsem, on kindlasti sellel aastal teinud ka väikse sammu edasi ja eriti murdma poole pealt, et samuti maailmakarikalt punktid kirjas hooaja algusest juba, et ma arvan, et need noored mehed on perspektiivikad ja loodame, et nad oma arengus jätkavad edasiminekut ja hüppajad üldjuhul liiguvad koos kahevõistlejatega päris palju, et hüppe- ja kahevõistluse treenereid tuleb öelda, et meil just väga palju ei ole, aga need tublid inimesed, kes seal on entusiastlikud ja seisavad mõlema ala eest. Aga suusahüpetest ongi viimasel ajal meedias vähe kuulda, et pärast Kaarel Nurmsalu lõpetamist on vist praegustel noortel ikkagi raske põhivõistlusele pääseda? Põhivõistlusele on jah, suusahüpetes ja nagu ikka viisialadel on oma kvalifikatsioonisüsteem, läbi mille siis maailmakarika võistlustele ja MM-idele pääsetakse, et kõigepealt on siis kõige lihtsamad viisi, lihtsalt rahvusvahelise suusaliidu võistlused, siis edasi on kahevõistlus hüpetes kontinentaalkarikas ja eelmisel hooajal nii Martin Õmme kui Siim-Tanel Sammelselg sealt nii-öelda kvalifitseerusid siis maailmakarikale ja maailmakarika siis eelvõistlusi, kvalifikatsioonivõistlusi nad sellel hooajal on nüüd hüpanud ja loodame, et Kaareli vabaks jäetud kohale on meil paar kandidaati, kes meil siis ka tulevikus telepilti võiks jõuda. Loodame tõepoolest, et seis paremaks läheb, aga me jätkame nüüd veidi rõõmsamatel teemadel. Nõmme Kalju jalgpalliklubi saab uuel hooajal mängida taas kodusel Hiiu staadionil. Nõmme Kalju jalgpallimeeskond tegi möödunud nädalal õnnelikuks väga paljud Kalju fännid. Nimelt teatas klubi, et Nõmme esindusmeeskond mängib kõik 2015. aasta kodumängud Nõmmel klubi ajaloolisel kodustaadionil Hiiul. Kalju presidendi Kuno Tehva sõnul oli otsuse langetamise juures väga palju aspekte, millest peamine on soov olla fännidele võimalikult lähedal. Me mängime siin kõige kõrgemal tasemel 18 kodumängu ja nendest väga suur hulk on ka laivist televisiooni vahendusel. Seda hakkavad üle kandma ETV, nii et ma arvan, et väga suur hulk Eesti inimesi hakkavad nägema, kuidas Nõmmel tippjalgpalli mängitakse, nii et mul on selle üle ka väga hea meel, et ütleme, Nõmme on meie klubi nimes niivõrd tugevalt sees. Meie ajalugu on Nõmmega seotud, sama Hiiu staadion tegelikult ehitati kunagi ennem sõda Nõmme Kalju jalgpalliklubi mängijate poolt oma kätega. Mul isiklikult on väga meel tagasi olla ja mängida ikkagi nõmmekatele jalgpalli ja teha seda kodus. Nüüdsest kannab Kalju ka Tallinna linna esindusmeeskonna nimetust. Miks just selline valik? Lepingu kõige suurem sisu on nii nõmmekate jaoks kui tallinlaste jaoks, et Nõmme Kalju on oma kodus tagasi ja Nõmme Kaljul on oma kodu. Et sellest on palju juttu olnud, selle ümber on olnud väga palju tegemisi, kõigepealt see sama kunstmuru staadion, kunstmuru vahetus ja loomulikult siit tuleb edaspidi mõelda ka, mis tribüünide ja valgustusega saab. Aga mulle meeldis väga täna Nõmme Kalju presidendi enda ütlus, et nüüd me oleme oma kodus. Nagu teame, on Hiiu staadionil kunstmuru kate, mis paljudele mängijatele just meeltmööda pole. Nõmme Kalju presidendi Kuno Tehva sõnul on Hiiul aga uus kate, mis peaks mängijate kartuseid vähendama. See on selline igavikune probleem, et ütleme kunstmuru, arusaam kunstmurust on ka erinev, et ütleme on kvaliteetsed kunstmurud ja ebakvaliteetsed kunstmurud, et kui sa räägid jalgpalluga, ütled kunstmurust, ta tõmbab kohe nagu näost krimp või, et ma ei taastu. Aga täna siin tegelikult on FIFA 2-tärni kunstmuru, mis peaks vastama tegelikult samale kvaliteedile kui muru. Loomulikult selle hooldus on kallis ja kui me nüüd räägime jalgpalli suurmängu läbiviimisest, siis on vaja ehitada tribüünid.
Eesti jalgpalli meistrivõistlused algavad veidi enam kui kuu aja pärast, märtsi alguses. Nii palju Nõmme Kaljust, aga tuleks veel korraks tagasi suusatamise juurde ja seda positiivse noodiga. Eesti suusatamise säravaim täht on praegu vist siis freestyle või nii-öelda vigursuusataja Kelly Sildaru. Jah, Kelly oma noores eas on väga edukaid rahvusvahelisi starte teinud ja tema puhul me kindlasti loodame, et see areng samamoodi jätkub ja tõesema pildi saame siis aastal või hooajal 2016-2017, kui Kelly pääseb siis Rahvusvahelise Suusaliidu ametlikele võistlustele ja on võimalik siis hakata olümpia kvalifikatsiooni norme täitma. Aga mida või kui palju saab üldse Suusaliit teha Sildaru heaks, et me teame, et väga palju tema vanemad tegelevad ja tänu sellele saavad käia seal treenimas ja võistlemas, aga kuidas on koostöö Suusaliiduga? No ma arvan, et see koostöö on läinud paremaks, et kindlasti treener ja isa on nagu ühes isiksus, et selle ala kompetentsi Suusaliidul jah, tõesti ei ole, et seal saab usaldada ja loota tema peale, aga omalt poolt me siis ikkagi nii-öelda suhtluses riigiga toetajatega, see on nagu see pool, kus me üritame õla alla panna. Aga tänan stuudiosse tulemast, Jaak Mae ja edu Eesti suusatamisele. Aitäh! Meie vaatame nüüd aga üle tänase viimase videoloo. Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel, kus Kaia Kanepi kaotas tänavu avaringis, on selgunud veerandfinalistid. Maailma esireket Serena Williams kohtub 8 parema hulgas Dominika Tsipulkovaga, tema vanemade Venus mängib Madison Keesiga ning edu korral kohtuvad õed omavahel poolfinaalis. Teisel tabelipoolel kohtuvad Jekaterina Makarova ja Simona Halep ning Eugene Bouchard ja Maria Sharapova. Meeste turniiril on 8 kõrgema asetuse saanud mängijast veerandfinaali jõudnud 7. Maailma esireket Novak Djokovic kohtub Milos Raoničiga, selle paari võitja läheb vastamisi Stan Wawrinka või Kei Nishikoriga. Teisel tabelipoolel mängib Rafael Nadal Toomas Perdichiga ja Andy Murray Nick Kyrgiosega. Selline oligi seekord Spordiakadeemia. Uued teemad juba 2 nädala pärast, kuid kes tahab rohkem kursis olla spordiga? Sellel tasuks osta endale uus ajakiri Sport, mis näeb ilmavalgust sellel kolmapäeval. Esimese numbri kaanepersoon on Ott Lepland. Järgmisest saatest alustame ka rubriigiga vaataja küsimused ja küsijate vahel loosime välja ka selle ajakirja poole aasta tellimuse. Küsimusi saab meile saata e-posti aadressil spordiakadeemia@tallinnatv.eu või meie Facebooki lehel facebook.com/spordiakadeemia. Aga ongi tänaseks kõik. Järgmine saade on eetris 2 nädala pärast 9. veebruaril kell 22.00. Järgmise nädala esmaspäeval on aga kell 22.00 eetris saade Pallkorvi. Sportlikku nädala jätku ja uute kohtumisteni!